Rohelise vabatmehena esmakordselt Riigikokku kandideeriv Eesti riigi endine luurekoordinaator Eerik-Niiles Kross oli pikemalt mõtlemata nõus valedetektori alla tulema. Vaataja jaoks tundub ehk ootamatu ja kummaline, aga luurespets Kross väitis testiks valmistudes, et tal ei olevat midagi varjata. Olete varem ka valedetektoriga kokku puutunud? No ma olen kokku puutunud, aga ma ei ole ise seda testi läbinud. Valedetektori test, mille Eerik-Niiles läbib, on peenelt öeldes psühhofüsioloogiline testimine ehk inimese emotsionaalse pinge instrumentaaldiagnostika. Selleks kasutatakse polügraafi. Eesmärgiks on tuvastada testitava ütluste tõesust. Selleks mõõdetakse tema füsioloogilisi näitajaid nagu vererõhk, pulss, naha galvaaniline reaktsioon, hingamise sügavus ja sagedus ja motoorika. Inimese külge kinnitatakse andurid, saadud andmed digitaliseeritakse ja töödeldakse arvutis. Kogutud andmetest selgitataksegi vastused, mille puhul testitav ei ole rääkinud tõtt. Test kestab 45 minutit. Kas te peate roheliste valijat rumalamaks Eesti keskmisest valijatest? Ei. Kas teie meelest on realistlik lähiajal kõiki teie erakonna valimislubadusi ellu viia? Ei. Kas te olete viimase aasta jooksul tarvitanud narkootikume rohkem kui 2 korral kanepit? Ei. Testi järel kirjeldab Eerik-Niiles Kross kanepi kogemust lähemalt. Ma olen lihtsalt tegelenud selle küsimusega juba pikka aega, et kas tasub hakata rääkima kanepi legaliseerimisest, kuna Ameerikas on mitmes osariigis, kui ma õieti mäletan, 17 seda juba tehtud. Ja ma arvan, et Eestis on esialgu liiga vara sellest rääkida. Me kindlasti hakkame sellest tulevikus rääkima. Aga ma ei ole tahtnud olla selline karsklane, kes ei ole ise kunagi viina joonud. Et ma olen tahtnud proovida, et mis asi see siis on õieti. Kes seal seltskonnas veel olid? Mõned tuttavad. No, need ei ole Eesti inimesed. Aga suitsetadasid Eestis või mujal? Välismaal. Pärast testi ei salga Kross, et ta on ka korduvalt nii luurekoordinaatori kui ettevõtja põlves purjuspäi autoga sõitnud. On elus ette tulnud muidugi. Mis ametis te toona olite? No ma arvan, et ma olin ka koordinatsioonidirektorina, võis seda ette tulla, ma ei välista, aga kindlasti on seda ette tulnud ka eraettevõtjana. Aga ma usun, et kõik need juhtumid on, võib-olla viimase 10 aasta jooksul ei ole seda juhtunud enam. Ma saan aru, teil vedas, te vahele ei jäänud politseile? No mõnikord peab elus vedama. Kas te olete viimase 3 aasta jooksul hääletanud mõne otsuse langetamisel vastupidiselt oma südametunnistusele? Ei. Kas te teate kindlalt, kas keegi teie erakonna valimisnimekirjas on andnud või vastu võtnud altkäemaksu? Ei. Kas te arvate, et keegi teine sobiks paremini teie erakonna esimeheks kui praegune esimees? Ei. Kross talub valedetektori testis toilise rahuga. Endine luuretöö koordinaator vajub keskendunult justkui mingisse zombilaadsesse transsi. Kas te olete planeerinud sõjaolukorras sõja eest Eestist põgeneda? Ei. Kas te mäletate, et olete Eestis andnud või vastu võtnud altkäemaksu? Ei. Kas te olete ilma Eesti vastavate asutuste teadmiseta teinud koostööd mõne võõrriigi salateenistusega? Ei. Praegu eraettevõtjana luuramise ja julgeoleku abiga tegelev Kross kinnitab testis, et Arctic Sea laeva kaaperdamise looga ei ole temal mitte mingisugust seost. Mäletatavasti kaaperdati väidetavasti puidulasti vedanud laev Läänemerel, mis järel andis Venemaa president Dmitri Medvedjev välja ukaasi alus iga hinnaga leida. Hiljem on spekuleeritud, et tegelikult vedas Arctic Sea hoopis relvi. Kas teie organiseerisite laeva Arctic Sea kaaperdamise? Ei. Kross on Eesti üks informeeritumatest inimestest. Tema kätte on 5 aasta jooksul iga päev jõudnud kõigi Eesti luureteenistuste materjalid. Tegelikult muidugi mitte kõik materjalid. Luurekoordinaatori kätte vähemasti tol ajal tulid siiski juba valmis aruanded. Ehk siis luurekoordinaator ei loe seda, mida kaitsepolitsei oma allikate käest kuuleb otse või teabeamet, mida ta teeb. See info on nii-öelda töödeldud, selle info väärtust ei saa alahinnata? See info on analüüsitud.
Kross on omanud nii Eesti, Suurbritannia kui USA riigisaladuse luba. Kuna lihtsurelikku ei kutsuta mitte kunagi Bagdadi kaitseministeeriumisse nõunikuks, siis on mitmed kõrged riigiametnikud seostanud Krossi otsesõnu CIA ehk USA luure keskagentuuriga. Nad elasid kaasa sellele, kuidas meie pürgisime NATOsse ja sinna lõpuks saime, ma aitasin sellele protsessile oma võimete piires kaasa. Nii et ühe liitlasriigi endine riigiametnik võetakse appi koalitsiooni, kus Eesti niikuinii osaleb, selles minu meelest ei ole, see on muidugi kompliment, jah, ma olen nõus. Aga selles iseenesest ei ole midagi kummalist. Riigiteenistusest lahkus Eerik-Niiles Kross 2000. aasta lõpus esiluuraja kohta totaka apsaka pärast. Astusin tagasi erimeelsuste pärast mõnede kolleegidega muidugi. Aga kes teid sundis tagasi astuma? No keegi ei sundinud, eks ma tegin seda lõpuks ju vabatahtlikult. Survestas, ütleme. Ma töötasin tol ajal Eesti Vabariigi peaministril. See juhtus tollase peaministri Mart Laari ajal pärast seda, kui tuli välja, et Kross oli riigi krediitkaardiga endale toitu, raamatuid ja rõivaid ostnud. Majoneesi kunagi ei ole ostnud, aga et ma ei üritanud kunagi mingisuguseid oma isiklikke arveid sokutada kuluaruannetesse ja lasta riigil neid kinni maksta, vaid jah, mida tuli ette ja mis muidugi oli ühest küljest tollal reguleerimata, kuidas krediitkaarti kasutatakse. Aga võib öelda, et selles on küsitavus, kas nii tohib üldse teha. Et teoreetiliselt võiks öelda, et ma laenasin riigile antud krediiti. Kross pääses ajalehtede veergudele ka siis, kui lasi luurekoordinaatorina Keila-Joa suvila kompleksis ühe hoone kapitaalremontida ja kolis siis hiljem oma perega sinna elama. Mina isiklikult ei remontinud midagi. Riigikantselei remontis Riigikantseleile kuuluvaid suvilaid. Ja üks nendest oli ka see, millele mul oli üürileping. Ja muidugi oleks võinud olla suurejooneline ja öelda, palun ärge seda suvilat remontige, kus mina suvel elan. Eerik-Niiles Kross peaminister Andrus Ansipit ovatsioonidega üle ei külva. Kas Ansip on hea peaminister? Ütleme, et parema puudusel ajab ta asja ära. Kas Kross taluks Ansipit ka järgneva 4 aasta jooksul peaministrina? Ma kindlasti elaksin üle selle. Nagu ütles Vladimir Uljanov, et kommunismi tuleb ehitada nende inimestega, kes meil on. Ideaalis näeks endine luurekoordinaator Eesti peaministrina siiski enda head sõpra Mart Laari. Kui me vaatame kõige tõenäosemaid kombinatsioone, siis on siin ju neid tegelikult 2, eks ole. Kas Ansip või Savisaar ja sel juhul ma ei saa mitte mingil juhul valida Savisaar. Kross leiab, et võrreldes teiste Eesti tipp-poliitikutega on Laar veel poliitkrutskitest rikkumata. Laar oleks muidugi parem kui Ansip ja parem kui Savisaar. Miks nii? Temas on märksa rohkem alles tegeliku rahvaga läbikäimise otsedemokraatlikku traditsiooni. Eerik-Niiles Kross oli muide ka üks neist, kes 1999. aastal koos Mart Laari, kadunud Robert Lepiksoni ja peaministri toonase sisenõuniku Jaan Trossiga Edgar Savisaare foto pihta Kaitseväe laskeharjutuse käigus pumppüssist tulistas. Savisaare pildi tulistamises on mina kahjuks näen selles ka siiski sellist koomilist külge. Kuigi Kross peab IRL-i esimeest Mart Laari Eesti jaoks kõige paremaks peaministriks, ei ole ta rahul partei otsusega erakonna nõunikud riigi palgale valimispropagandat tegema võtta. Partei ametnike riigi palgale võtmises ei näe ma mitte midagi koomilist. See on inetu. Sellest on kahju. Eerik-Niiles Kross ei valetanud valedetektori testis mitte kordagi. Sellegi poolest läksid mõned küsimused talle rohkem korda. Küsimus, mida ta kõige rohkem ootas või küsimused olid Alfred C. kaaperdamise kohta. Ootas neid küsimusi? Ma olen selles suhtes, et need ei tulnud talle kuidagi üllatusena, kuna me olime kõikidele poliitikutele teada andnud, et nende isikliku mineviku kohta tuleb 1-2 küsimust. Ja see on see küsimus, mis on olnud viimasel ajal temaga seoses kõigi meeltel ja keeltel.
Kas Kross võis kogenud luurajana tõeaparaati eksitada? Mina ei tea isiklikult mitte kedagi, kes suudaks teadlikult kontrollida korraga oma hingamist, vererõhku, pulssi ja nahagalvaanilist reaktsiooni. Põhimõtteliselt käivad jutud, et selliseid koolitusi viiakse näiteks Ameerikas läbi. Aga see koolitus on väga pikaajaline, väga põhjalik ja kui sa tahad teadlikult petta seda aparaati, siis sa pead selle koolitusega tegelema ka vahetult enne konkreetset testi.